suurte silmadega, karvane, pehme. Aga tal on ikkagi nõelteravad hambad. See on hääl, mis nad teevad. Ja vot see on nüüd see, mida sotsiaalmeedias ei näe. Ei, nad ka haisevad. Kui ma ütlen eksootiline lemmikloom, siis tõenäoliselt mõtled sa mõne sellise tegelase peale. Mul on siin kaasas pallpüüton, tema on nimega Vedru. Siis on meil siin habea ka. Siin karpide sees on üks karvane tarantel. Siis siin karbis on beebitarantel, kes on natuke võrku pununud. Ja siis on, siin on ka 1000 jalad, et selline karvane on. Ja. Nüüd liigub trend aga sinna poole, et kodudes peetakse üha haruldasemaid loomi ning jagatakse aktiivselt nendega seonduvad ka sotsiaalmeedias. Võib leida videoid, kus näiteks 8 jalg akvaariumist põgeneb, kuidas kellegi varaan köögitasapinal ringi jalutab või kuidas näiteks kass hängib kõrvuti millimallikatega, kes elavad LED-tuledega akvaariumis. Eestis tundub üks pühendunumaid eksootiliste lemmikutega seotu kohta postitaja olevat Egle, keda paljud võivad teada nime all Looritsa Eideke. Tal on oma eksootilistele lemmikutele lausa eraldi konto. Selline ongi siis minu loomapark. See probleem nende eksootiliste lemmikloomadega algab või kus see trend hakkab kasvama, on sotsiaalmeedia. Milliseid reaktsioone su sisule sotsiaalmeedias on tulnud? Väga palju kommentaare saan, et ma piinan loomi, et hoian mingistes kinnistes karpides ja... On palju kontosid, kes postitavad, nende põhikontent on luua just selline kuvand, et kui tore loomaga on ja meil on selline teemonlik sõna nagu nunnu, mis toob väga palju kurja kaela. Ehk siis nad näevad armast looma ja tahavad seda endale. Üks äärmiselt populaarne eksootiline lemmikloom on näiteks tuhkur, kes on samuti üks neist, kellest sotsiaalmeedia on maalinud äärmiselt nunnu pildi. Eestis on tuntuim tuhkuruomanik sisulooja Liisi Laus, kes on jaganud palju ka enda elu tuhkur Ferriga ning ta puutub pea iga nädal kokku sellega, et keegi kirjutab talle, kui nunnu ta tuhkur on ning kuidas tahetakse ka tuhkrut võtta. Kui otsingusse kirjutada sõna cute, seostab TikTok selle automaatselt loomadega ja pakub terve hunniku loomavideoid. Ja nii, mida sa nüüd kommentaarides näed? Ma vajan endale saarma beebit, mis siin on? Nii nunnu, nii tore. Kuidas sa ühe said? Nii armas, nii tore, nii väiksed käpad. Tahan ka, ma tahan endale ka seda vannimängu asja. Ehk siis elus looma kohta. Ka palju on see, et tahaks ka ja tahaks ka just nagu väikeseid lapsi on. Lemmikloomad või sellised videod on täielik klikimagnet. Üks populaarsemaid eksootiliste lemmikloomadega seotud kontosid on tõenäoliselt Kami Grant, kelle sisul hakkas minema suisa nii hästi, et tänaseks on ta teinud sellest Airbnb äri, kus inimesed saavad koos tema lemmikutega ööbida. Ning tõenäoliselt on nii mõnigi näinud armsaid videoid tema kõrberebasest, kaelkirjakust ja teistest eksootilistest loomadest. I love this fox and she loves me. Lihtsalt seal videotes nad räägivad ainult headest pooltest, et vaat kui tore käisin jalutamas oma, ma ei tea, ahvikesega või kilpkonna on nii armas ja näed sööb arbuusi, aga ta ei räägi sellest, et kui erinevad nad on koertest ja kassidest, sest nad ei ole kodustatud. Nad on ikkagi, miks nad on eksootilised loomad, on see, et nad ei ole aastatuhandetega kodustatud, nad vajavad ikkagi oma kindlaid tingimusi ja see unustatakse ära. Ja miks see unustatakse ära? Sest et nii hea nunnu loom võrdub klikid, võrdub kommentaarid, võrdub profit sulle. Näiteks tuhkrute kohta jagatakse tihti, kuidas nad armsalt alatasa põõnavad ning nii võib jääda mulje, et nendega ei pea eriti tegelema. Ka Liisi Laus on jaganud, kuidas reaalsuses peab ta igapäevaselt oma tuhkrule väga aktiivset tegevust pakkuma. Ma pean igal hommikul enne tööd ja igal õhtul enne magama minemist vähemalt 45 minutit kuni tund temaga aktiivselt mööda korterit ringi jooksma ja mängima, et teda tegevuses hoida kuniks ta ära väsib. Ma saan aru, sotsiaalmeedia ei ole ka nagu ainus koht, kust vahel need mingid eksootiliste loomad trendid liikuma lähevad. Üldse see Hollywoodi tööstus on suurepärane, et see on täpselt 2 otsa, kas nad lahvatavad uue trendi mingi positiivses suunas või siis tekitavad selle, et demoniseerivad mingit loomaliiki selle pointini, kus inimesed hakkavad neid hävitama, näiteks hüäänid, väga harva kuvandiga on ja lõvikuningas hirmsad loomad. Aga ja seal viimases Zootropolis ja see multikas
olid siis mürkmaod, bushviperid. Hiinas kujunes sellest suisa tõeline mürkmadude hullus, sest lapsed ja noored kiindusid armsasse multikategelasse, kelle taga reaalses elus peitub äärmiselt ohtlik roomaja. Miks see on probleem? Tegemist on väga mürgise mürkmaaga ja isegi meie loomaaias meil peavad olema talitajatel vähemalt 10 aastat kogemust, enne kui nad nagu saavad siin mürkmaadudega tegeleda. Ja kui sa võtad sellise looma koju, siis kahjuks võib lõppeda see inimese surmaga. No hetkel ma olengi selle piiri tõmbanud, et mürgisemaid isendeid ma ei võta, et just nimelt lapse pärast, et kusjuures need kõige mürgisemad isendid on hästi ilusad, värvilised, igast sinised, oranžid. Olen tarantleid vaatanud, no sellised vikerkaare värvid ilusad, et ja iseloomud mõnusad, aga hetkel jah, on see nagu piir. Et on olnud hirmsaid juhtumeid ka, et üks modell käis ka oma šimpansi beebiga ringi, kuni siis mingi hetk kas mingi kaamera klõks, mingi heli kuskil hirmutas teda ja läks nii halvasti, et tegelikult rebis selle naisel siis näo ja käed otsast ära. See naine ei ellu, aga ülejäänud 20 aastat ta veetis siis rääkides, siiamaani elab, kuidas mitte selliseid loomi kodus hoida, et vältida selliseid juhtumeid. Üks suur probleem eksootiliste loomadega seoses ongi see, et kui loomaga ei osata õigesti ringi käia, võib tore lemmik omaniku jaoks tuua kaasa kurvad tagajärjed. See neiu vedru on tõesti mind ükskord hammustanud, aga see oli mu enda rumalusest. Siis ma olin tuled ära kustutanud, aga oli veel õhtul selline valge toas ja mõtlesin, et ma lähen natuke sätin puuoksjat, kõverdi on seal ja tuli nätaki ära, võttis mul käest kinni siit kohast, no olid nagu vampiiri hambad, et mul vedas, et tal hambaid ei jäänud mulle siia käe külge kinni, et kuidagi nii kõvasti mind ei hammustanud. Aga see oli täiesti minu enda rumalus, et rohkem seda juhtunud ei ole, et ma ei lähe tema nii-öelda jahi ajal mingit oksi sättima. Tema puhul oli see, et ta muutus agressiivseks ja omanik enam ei tahtnud temaga tegeleda. Ehk siis tema koos siis 3 oma kaaslasega, ligikaaslasega jõudsid meieni. Kui abi küsitakse, meie talitajad, kes on ju aastakümneid töötanud loomadega, nad pakuvad alati võimalust ja abi ja käivad kodudes isegi. Mis talitajad märkasid, olid see, et seal kodus ei hoolitsetud nende eest väga hästi, ehk siis neid peeti sahtlis, ehk siis seal ei olnud piisavalt neil niiskust, piisavalt võib-olla süüa ei saanud ja kui sul on kõht tühi ja elutingimust halvad, ilmselgelt sa hammustad, ma hammustaks ka, on ju. Ja tegelikult nüüd on selline väga armas ja kannatlik madu, et ma saan teda isegi lastele tutvustada. Üks asi on eksootiliste lemmikute ohtlikkus inimesele. Teine asi aga, millele tihti ei mõelda, on see, kui ohtlikud võivad inimesed nende loomade jaoks olla. Üks mastaapsemaid näiteid on seotud trendiga, kus inimesed peavad kodus makaake ning jagavad, kuidas nad neid riietavad ja vannitavad. Selliseid pealtnäha armsaid videoid makaakidest uuris paari aasta eest ka organisatsioon Social Media Animal Cruelty. Nad analüüsisid 1266 seesugust makaakidega seotud sotsiaalmeedia videot ning tuvastasid neist üle 2800 eri tüüpi julmust, mida loomade vastu neis videotes kasutati. Eriti just täpselt nende ahvide puhul ma olen iga kord triggered, sest et ma näen seda, kuidas inimesed loomaajas ka tegelikult tahavad loomad mingit reaktsiooni välja saada. Eks kas nad koputavad aedikutele või sinna klaasidele ja nad üritavad, ma ei tea, kõige halvemal juhul viskavad millegagi. Mis on see, et loom magab, tore, isegi kui ta liigub, sa tahad, et ta midagi sinuga suhtleks, aga meil on tuhandeid inimesi, kes seda teevad, sest loom lõpuks ei taha üldse inimese ees olla. Kui armsad videod TikTokis näitavad lemmikupidamist väga kindla nurga alt, siis reaalsuses võib sellise lemmikupidamine tähendada palju enamat. Näiteks mõnda looma võttes pead arvestama, et sellest võib saada kohustus suisa sinu lastele. Saaks võtta ükskõik mis looma, võtaks lõvi endale. Ja nagu suure kassi. Meil on raakritsikaid umbes 30 tükki. Järgmisena oli mõttes gecko. Keda soovitakse? Oi, keda ei soovita. Viimane oli tarantel. Olete te võib-olla kunagi mõelnud ka mõne eksootilisema lemmiku peale? Kilpkonna soove? No pigem mitte mõelma selles mõttes, et ei ole plaanis võtta. Ma ütleks, et ega kilpkonn on küll päris tore, aga tal peab ikka ruumi olema kahjuks. Ma nägin, tal oli, sellepärast me kontorist ära võtsime, tal oli ikka väga väike karp ja siin on ikka targem loomaajas pigem vaadata neid. Sa võtad, nad on tõesti siuksed, aga tore, aga kasvab suureks, elab kaua ja mis siis juhtub, kui seda liiga väikses elupaigas hoiad, on see, et tema
kilp ei kasva enam, sest ta on liiga vähe ruumi, aga tema sisikond ja organid kasvavad edasi. Ehk siis ta täiesti deformeerub seest ära. Mul on kodus ka tavaline maismaa kilpkonn, et tema ju elab selline 100 aasta ringis, et kui head tingimused, aga enamus eksootilisi loomi ikkagi peab arvestama selline 10-20 aastat, et põhimõtteliselt nagu koer ja kass, et ei ole selline paar aastat, et päris pikk kohustus. Kõik need, kes siin on meile jõudnud siis läbi selle, et nad on pärandatud edasi. Ehk siis lastele näiteks ja lapsed ei ole valmis võtma vastu seda vastutust, et pakkuda, võib-olla nad ei oska või ei soovi isegi pakkuda seda hoolt või ei ole teadmisi. Ja kahjuks on nii, et samamoodi nad siis kas lihtsalt jäetakse siia meile vedelema kuskile. Üks oli eriti halb juhus, et pandi prügikasti meile. Et selliseid olukordi on. Ja miks ma veel kord jällegi tahaks öelda, et me ei võta neid loomi vastu, on see, et meie ruumid on ka piiratud koguses. Meil on oma loomad, keda me teame, kellele me teeme piisavalt suured aedikud ja teame, mis see maksimaalne kogus on, mida nad vajavad. Kui te toote meile juurde, siis meil ei pruugi olla elupaika, kuhu neid panna. Kui mulle kommenteeritakse, küsitakse, et kus neid saab ja kus neid osta saab ja juba see näitab, et nagu on tegemist pisikeste lastega ja väga ei ole uuritud, et ega keegi ju neid nagu saialetis ei müü. Võib jääda mulje, et eksootilise looma hankimine on midagi keerulist, kuid reaalsuses saab neid soetada internetis sisuliselt mõne klikiga. Ja just üks päev brausisin okidokit. Siuksed loomad, maod, liugurpossumid oli palju müügis, 300 eurot said osta, olen käinud ka 600-ga ja lisaks ka Facebookis on eksootiliste loomade grupid. Kuna ma olen ise ka eksootiliste loomade pidaja, siis ma olen kursis, mis seal toimub. Ma vaatan siin, lapsel on suur huvi on ju ka maa vastu, et on teil ka käinud arutelust läbi mingeid eksootilisemaid loomi veel? Et esiteks vist oli maisinastik, mida sai osta sealt Pärnu minisoost, et käis suur pakkumine ja vaidlemine, aga ma ise ei ole tahtnud, et kuna beebi ka on praegu, et siis lihtsalt ega see 10-aastane ikkagi nagu ei ole päris hooldaja. Kui ma vaatasin seda Tiger King tooli, siis vaatad, et issand nunnu ja siis pärast näed, kuidas see looma kaubandus on ikka päris hirmus. Esiteks tuleb uurida kasvatajate kontakte. Mina isiklikult, sorry, aga loomapoest ei soovita osta. Et pigem kasvatajatelt, kus sa saad kindlasti terve looma, sul ei ole temaga probleeme, sul ei kulu järgnev loomaelu arstide juures käimisega. Selline näeb välja minu loomapargi hommikurutiin. Edru sööb siis külmutatud rotte, mis on siis porgandite ja herneste kõrval meil külmkapis. Need kakas käe peale.